See on Euroopa kõrguselt teine mägi, mille üks tipp on 4554 meetrit. Seal Itaalia ja Šveitsi piiril asuvas tipus asub maailma kõrgeim ja üksildasem hotell Capanna Margareta. Nagu arvata võib, pole sinna jõudmine sugugi lihtne. Jäälõhed, mäestikuhaigused ning hõre õhk, mida tipus on ligi 2 korda vähem kui maapinnal. Ees ootab mitmepäevane eluohtlik ja kurnav teekond, mis on ainult võimalik koos kogenud giidi ja õige varustusega. Hetkel oleme 30-kraadises kuumuses. Peagi võtame kottidest talvejoped ja püksid ja vaatame, mis kuskil sealpool toimub. Taevas. Üks küst võib teil olla, et miks Pauli siin pole. Ta pani oma õla peeneks, aga meil on õnneks võtta pingi pealt veel tugevamad vennad isegi. Joosep Lamp nägi, tuutu tuli ka kohe. Pam-pam! Ja Karm, kelle idee Alpine Expert. No, me võtsime ühe nagu mehe, kes päriselt saab ka aru, mis siin toimub ja mida tegema peab. Kujuta üldse ette, mis nagu saama hakkab. Esiteks ma ei ole elus kunagi Norbilt matkanud. Mingi Hispaania väikse mäe otsa ma olen läinud. Eestis ei ole ju kuskil läinud minna nagu. Eestis ei saa matkata. Vaatasime muidugi eelnev õhtu VO2 Maxid ka üle, et ega siin liiga palju nagu niisama ka hapnikku nagu peale ei tule. Kõigil näiteks alla keskmise, nagu alla Eesti keskmise vennad on kohe, lähevad ajalugu tegema. Ma ei teadnud seda enne, kui me nagu lennukisse läksid, et see on nagu Euroopa teine, kui me lähme. Liigi oleks võinud memo saata nagu. Meie tipp on 4600 meetrit. Capanna Margareta, Euroopa kõrgem hoone, mis avati 1893. aastal Itaalia kuninganna Margareta auks. See on see sama kuninganna, kelle järgi on loodud Margarita pizza. Tipus asuvas mägimajakeses pakutakse seda kõige legendaarsemat Margarita pizzat. Tänapäeval on see sihtkoht tuhandetele mägironijatele üle kogu maailma. Ole vaid pilved juba vastas ju. See on suht haige küll ja mis me oleme 1600 peale? 600-700 jah. Ma ei kujuta seda ette, et me läheme 3 korda veel kõrgemale nagu. Joosep oli omal ajal väiksena ornitoloog ka, aga siis ta enam vaatas, et liiga palju ei tulnud sisse, et tegi midagi muud edasi. Teeb muusika mälumänge Bröderis. 3 päeval tuli kõik kohale. Me oleme nüüd Staffalis 1820 meetri peal. Lähme rendime saapad mingid abivahendidel. Ma isegi ei kujuta ette, ei ole kunagi roninud kuskile. Vihm hakkas sadama ja siis ma sain aru, et mul ei ole ühtegi kilest materjalis. Ma põhimõtteliselt panen kohe talvejoppe käima nagu. So we are going to Capanna Margareta. Have you been there? Sure. You have? Is it hard? Height. You need to go slowly. You start quickly, so Then it's... yeah. Battery finish. Battery finish. Jalanõud on praegu kõige professionaalsem osa minu outfitist ja kõige kindlam ka tõenäoliselt. See on hea algus. See võistluseelne ärevus on natuke, et võib-olla käid tihedamini vetsus, natuke pulss on kõrgem, veits nagu siuke tunne on praegu. Ootad midagi, et saaks nüüd nagu starti minna või matkama hakata, ma ei teagi. Kuule, kas kiiverit saame või? Mis asja ütles, et ei lähe vaja või? Hi. Hi. How are you? We're good. We're excited. So you have all the material? Yeah. This is the only pants that you have? No, I have like a snowy ones as well. Okay. You do? Yeah. Okay. Yeah. I can't move this stage anymore. What would you say are the biggest like dangers? Could be the crevasses.
Basically, yes. We will walk all the time on the glacier, and the first danger is the crevasses, so don't fall in the crevasses. If the glacier is in good condition, okay, you step on a bridge of snow, okay, that is on the top of the crevasses. Okay. So it's not And a it's problem. kind of safe. And I'm here for this. Jäälõhed on hiiglaslikud augud jääs, mida on peaaegu võimatu näha ning mis ulatuvad pea 50 meetri sügavuseni. Vaid paar aastat tagasi juhtus samal tõusul õnnetus, kus poeg astus isast paar sammu eemale, kukkus jäälõhesse ning sai surma. Lisaks sellele ootavad kõrgmäestikus ka mitmed teised väljakutsed. Ilmastik võib muutuda minutitega päikesestormiks. Ohtlikuks võivad saada ka kõrgushaigus ja mis kõige hullem, füüsiline väsimus, sest meie ettevalmistus matkaks on 0. Praegu oleme 2000 peal, 2 lifti veel ja siis hakkab meil esimene haik, mis peaks võtma selline paar tundi. What does it do? How does it work? Yeah, This yeah. one is where the rope go, okay? Yeah. This one are for the legs. Okay. Don't dance for the no friends of mine. Say we can go where we want to, place where they will never find, and we can act like we come from out of this world. Now we start in the rocks here, okay? We go on the snow, on this small glacier, we traverse on the left, and later we drink a beer. We can go when we want to, night is young and so am I, and we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say we can act if we want to, if we don't know but... Mul on pult 160 juba, nagu me oleme 10 vintsi, vähem 8 vintsut käinud. Nagu see on palju raskem, kui ma arvasin. Oleks pidanud võib-olla selle küsimustiku, kus kirjutatakse, et noh, et kuidas nagu füüsiline vorm on. Ise mõtled, et noh, natuke nagu sporti teed, et võib-olla mingi keskmise inimesega maailmas võrreldes on nagu kuud. No pigem ütleks praegu, et suht päed on. Aga õhku on vähe. Ja kui siin on õhku vähe, mis pärast on? Teil on vaata suht rahulik praegu. Ma olin maas ja mõtlesin, et davai, panen järgi. Ja kohe pulss ülevali. Peab nagu lihtsalt edasi panema ja rahulikumalt võtma, pulsi alla saama. Battery finish. Kuna päris soe on ja kui sa kõnnid ka, siis see tegelikult nagu keha läheb päris nagu kuumaks. Ise ka juba veits nagu lukku lahti tõmmanud. Ma hingeldun juba nii palju. Ei suudan normalt rääkidagi. Ja tegelikult on nice. Mis meil on mingi 1% tehtud sellest kogu asjast, sest tuleb edasi panna. Pulss on 174. Päris hull on. What's yours? 70. Esimene veepaus. Number 2 tipp oli joo piisavalt vett. Isegi janu ei ole. Pead jooma vett. Mul on juba janu. Jään hiljaks sest. Me oleme rohkem better safe than sorry guys nagu. Ütles, et noh, mingid kõvemad vennad ei taha tavaliselt nöörist kinni hoida. Ma hea meelega hoian. Pulss on ikka üle on. Siin on mingi hot, kus saaks ka, aga me ei jää siia pidama. Või me läheme siit üles mööda kive, lähme vasakule ja siis sinna üles pilvedesse ikka normilt. Jõudsime lume peale. Pea 300 meetri oleme üles kõndinud juba täna elevationit. Me peame suurt treppi panema kaameramehele, Jannile. Sest et lisaks sellele, et me läheme lihtsalt üles, ta filmib ja jookseb ette ka. Nii et lähme. Ja noh, Jan, tulle kone kerge. You have to walk relax. If you walk relax, you walk good. If you're in tension, you slide. Relax, baby.
kuidas tuleme? Raske on, väga raske. Me jõudsime nüüd esimesse hatti 3700 peal, Mifeti hatt. Siin me saame nüüd võib-olla lubada endale ühe õlu, väikse söögi, pigem suure söögi ja tegelikult peaks suht varakult magama minema, sest äratus, no Markiid räägib, mis kell äratus on, aga päris varakult. Ja ma ütleks, väga edukas päev oli, head tööjuss. Matkasuss läheb ära ja Crocs läheb asemele ja nii kõikidel inimestel. Oi, te ei kujuta ette, kui mõnus praegu on kui Crocsiga olla. See on haige kogemus. Siin on meie dinner place vist. Tunni pärast on söömine, aga vist kodu on veel üleval. Pea käib sest ringi juba. Täiesti ringi käib. Ole vait. Nagu tead seda tunnet, kui sa oled Stockholmi reisil ja siis laev on täiesti hullu ja sa oled võib-olla paar õlle alla ka joonud. See on see tunne praegu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. See on põhimõtteliselt koht, kus me ööbime. Siin on väiksem maa-ala peal päris palju inimesi. Päris kõva kolhoosikas, aga nii peabki, noh. Ongi äge. Põhjus üldse, miks me oleme siin ööseks on see, et aklimatiseeruda, et üldse nagu saaks hakkama. Isegi siin praegu hakkama saamine on raske, aga ma arvan, et see öö teeb natuke paremaks seda, et homme nagu oleks natuke lihtsam. See on väga maitsev praegu. Giid ütles, et ühe väikse õlle võite teha, rohkem ei või. Eks me näe, meil on siin 20 minti pärast on õhtusöök. Vaata, mis pakutakse. Istusime laua taha ja mõtlesime, et okei, et saame siin mingi toiduvärki ja lähme nagu edasi. Öeldi, et okei, kõigepealt tuleb supp, siis tuleb pasta, siis tuleb liha, siis tuleb magustuid ka nagu. Full mitmekäiguline. Väga-väga nice. Mul on perses praegu. Mul on nagu suht halb olla. Mul ei ole kuidagi toidu isu väga, aga peab suruma. If I want to throw up, to feel better, is it like reasonable? No, it's not the same thing that when you are drunk. Drink waters, you will sleep, okay? And we will see if you are bad tomorrow morning. Maybe you can, I don't know. If you want to wait for us here, or if you're not able to go up, if you go, all of us we go down. It depends by your physical condition, no? At what time should we wake up? Wake up when you want. We have to take breakfast at 4 o'clock, so you know yourself. We start around 4:30, 4:40. Let's do it. Let's do it. Die. Have a good night, sleep. Nagu päris ju. Homme hommikul kella 4 näeme. Kevin on juba täitsa läbi. Teised on ka siuksel piiri peal. Vaatame, kuidas see homne siis läheb. Ja tööd. Magada oli mul isiklikult veits raske. Ma arvan, magasin mingi 1,5–2 tundi, 2,5 tundi. Tuli välja, et ma sain kokku magada 5 tundi ja 5 minutit. Aga ma ärkasin mingi 10+ korda üles. No eile, mis toimus, oli täiesti kohutav. Täna on parem. Ma magasin kusjuures, ma arvan, mingi 80%. 90% võib-olla isegi. See oli kõik, ma arvan, täna unerohule. Ja ei magamis, ma tundsin, et süda lihtsalt nagu... Kui lähe söök alla, ma ei saa teha midagi. Ilma ei saa ka, no. Krämpanid paneme peale, et me edasi lähme nüüd Glacieri pealt edasi. Ehk siis see on seal full jää. Ainult saabastest enam ei piisa. Ma ei tea, millega me tegeleme see 5 hommikul, pime on. Ja me läheme kuhugi pimedasse. Õhku ei ole, kass on peal, peaks valukat läks veel alla. Nüüd, sest kui keegi kukub, siis peame hakkama kas
oma keha raskusega teist üleval hoidma või kukume kõik alla. Täiesti kottpimedas kuskil kaljude peal, nende krämponitega ronida ei ole väga hea. Pole kunagi nii hirmus olnud reaalselt. Siin on mingid augud kõrval, siis me kõnnime nendest vahepeal meetri, vahepeal poole meetri. Ülilähedad mööda, iga vale samm on nagu, ma ei tea, kas ehmatus või surm reaalselt. Kõige raskem osa saab väidetavalt varsti läbi. Point on see, et ei tohi liiga palju pause teha. Kolm sõna. Mingi 35% on tehtud, aga just kõige nagu siuke keerulisem või noh, vähemalt üks järsemaid kohti sai tehtud. Nagu raske on, nagu ma ütlen seda 10. korda, aga nagu fucking raske on. Vaata Joosepi näguna. Söögi laus vaatas, kuna ma ei saanud väga süüa ei õhtu. Mul on suht energiapuudus. Viimased, ma ei tea, kui kaua 40 minti lihtsalt mõtled. Üks samm. Ja lihtsalt kurat, no ei jaksa nagu nii kaua öelda seda vaata endale. Siin lõpuosa oli täiesti haigena. Mõtlesin, et tahaks juba alla enda reaalselt. What's the elevation right now? 4200. Üks hetk hakkas kuradi virvendama. Õhku ei ole, pea valutab. Ma ei saa aru, no me peame sinna minema ja... Küll. Vabandust. Siit on juba taamal näha seda hütti, seal väga kaugel. I need to sit down, I feel. It's cold, what do you feel? Not cold, just exhaustion. Too much tired? Yeah, legs, everything. I need some water. Drink a bit of water. Put your sunglasses on, okay? Good idea. Kapana Margareta on näha juba, aga nagu kuttidest see on väga haigelt raske nagu. Praegu on 4500 meetrit. On kõik nii valus lihtsalt. Thank you too, Ravi. Joosep. Ma ei arvanud, et ma siia jõuan reaalselt. Well done, guys. Super well done. Maailma kõrgem hotell. See lõpp oli nagu heavy. Kõigil oli nii raske reaalselt. See on kõige raskem asi, mis ma olen vist kunagi teinud. Reaalselt. Tundub, et kõigi jaoks.
me ei rääkinud põhimõtteliselt ühtegi sõna mingi viimased 3 tundi üksteisega nagu. Aga noh, muud moodi ei oleks saanud. Virvelda sees. Eile ma arvasin, et ma ei tule siia. Ja me oleme siin. Lõpuks lihtsalt olid kuradi nii surnud, et lihtsalt tahtejõu pealt pidid kuradi suruma siia, noh. Persse küll. Ma ei ole kunagi nii rasket asju kunagi teinud nagu. See on haige vaade. See on väga haige vaade. Tasus tulla Joosep? Jah. Aga enam ei tea noh. Enam ei tea? Yesterday, like, did you think that we are going to make it? 50-50. See oli seda väärt, esimene amps.